Tere, jutud Jannega alustab. Tänaseks minu vestluspartneriks on noor naine, kelle sellist sportlasteed ja sellist kõige ägedamat ja säravamat hetke ma mäletan nagu eilset päeva oli see, kui oli sportlaste gala ja siis valiti aasta naissportlast. Ja see juhtus suisa 2 aastat järjest ja sel hetkel tundus see, et see on nagu nii loomulik, et sellist niisugust pinget ei olnud, aga sinna juurde veel selline väga suur rõõmsameelsus, positiivne ja alati naeratav ja ka läbi raskuste. Tere tulemast, Triin! Tere! Mul on nii hea meel, et saab sinuga rääkida jälle ja meenutada sinu sportlaskarjääri, et hetkel oled sa tubli emme oma 3 lapsele, aga räägi ise, mis sa hetkel siis teed? No praegu olengi jah, 3, ütleme, nad ei ole enam kõik nii pisikesed, et vanem tütar on 6, keskmine poiss on kohe 4 ja kõige väiksem on 1,5, et selle kõige väiksemaga veel olen kodus. Et siis mingil hetkel tasapisi jälle töö poole peale ka peaks mõtlema nüüd hakkama. Ja mis see töö oleks? No sellega on natuke keeruline, et ennem kui ma esimese lapsega rasedaks jäin, siis ma tegin treeneritööd ujumistreenerina. Aga nüüd on siis hetk, kus abikaasa töötab ka ujumistreenerina ja ei ole nagu võimalik, et mõlemad vanemad on õhtuti kodust ära. Et üks asi on, mida mina tahan teha, teine asi on, mis on nagu võimalik, et selle peab läbi käima veel. Ja, aga sinu süda on ikka ujumise juures ja tahaks ikkagi. See on kindlasti, see ma arvan ei muutu kunagi, et isegi kui võib-olla mingi perioodi, ütleme, ei saa siis treeneri tööd teha niimoodi täiskohaga, et siis see jääb alati südamesse, et võib-olla siis ka selle juurde tagasi tulla ka hiljem, kui lapsed on juba suuremad, et mul endal ju ka ema ju vahepeal tegi raamatupidamist ja siis tuli jälle, nüüd on jälle treener, ujumistreener. Jah, et ikkagi see kutsumus ja see soov ikkagi oma kogemus ja neid edasi anda on ikka sügavalt nendel sportlastel ikka veres. No meil on terve pere ju ka ujujaid ja treenerid, et see on nii, kõiges selles olen ma üles kasvanud ja see on suur osa minust. Just, ma lähekski tagasi sinna, et sinu puhul ongi väga erakordne rääkida, et muud varianti ei oleks olnud, kui tegeleda ujumisega, eks? No nii ja naa, selles me tegime väiksena, ma mäletan, et vanemad isegi panid meilt tantsutrenni ja isegi korvpalli proovisin siis 1 päeva vist. Aga siis see ülejäänud kõik kukkus ära, et ikkagi see ujumine jäi. Aga ma tean, et kuna sul kõik sugulased ja vanemad, et kõik, et see elu on pööranud basseini juures, aga ikkagist ma läheks tagasi selle juurde, et kõik me tahame ju, kõik meie lapsed, et õpiks ujuma. See on selline nagu jalgratagagi sõit, et see on eluks väga vajalik oskus. Aga millal tuli sinuni see teadmine, et nüüd peaks võtma seda kui sportlane, eks see on nooremas ajast ja siis hiljem, et sportlase, aga tippsportlane olla on ikkagist juba ju selline elukutse hoopis midagi muud, aga millal tuli selline teadmine, et ma tahaks saada sportlaseks, et kas see tuli juba, nagu öeldakse, lasteaias või see tuli ikkagist juba koolis või siis, kui juba oli suunatud treeneri juures, et mäletad sa seda ka? Ja mäletan. No mina käisin alguses kindlasti ainult sõprade pärast. Ma ei tea, mul oli kuidagi niimoodi, et õde oli mul ka parem, kiirem ja temale nagu meeldis ujuda ja tema tegi. Mina olin, sõprade pärast läksin kohale ja siis ujusin paari sõbraga teisele poole basseini otsa ja siis tegime mulle vee all ja igasuguseid muid asju, mida ei oleks pidanud tegema. Aga ma mäletan, et ma ise, kus ma nagu siis ise oma peas mõtlesin, et nüüd ma tahan ujuda, ma olin 15-16. Okei, aga sellele eelnes ikkagist mingi selline heas mõttes, kas te juba treenisite siis 2 korda päevas või? Ja, me hakkasime treenima 2 korda päevas, ma olin vist võib-olla 13 või midagi siukest. Et see oli algselt oli ikkagi, kus juures just oli
mingi nädal aega tagasi ja ma rääkisin emaga just sellest, et ütlesin talle, et suured tänud, et te mind tegelikult hoidsite ujumise juures ja mingis mõttes ikkagi sundisite nagu seda tegema. Kuigi ma ei tahtnud igapäevaselt, näiteks no kes tahab ärgata vara hommikul ja minna külma basseini vette, et no ikka ei taha, et ei ole ju mõnus ja tore, et kuigi lapsena ma sellest aru ei saanud, aga ujumine on andnud mulle nii palju, et mul on nii hea meel, et mu vanemad ei lasknud mul nagu ära lõpetada, kuigi nad paar korda isegi küsisid, et kas sa, võib-olla sa ei taha seda teha, et on okei ka midagi muud teha. Aga alati kuidagi läksime ja saime sellest üle, läksime edasi. Issand, ma olen nii tänulik, et sa selle kohe ise välja tõid ja see ongi selline, praegu on hea rääkida, see tulebki hiljem, see suur tänu nii oma treeneritele, oma vanematele, kes nagu on sind kõrvalt näinud ja näevad ja suunavad sind, et seda ei jõua nagu heas mõttes ära tänada, sest neid nõrkuse hetki, mis meid siis tabavad, eks, et neid on päris palju, aga kes siis nagu öeldakse, kui need nõrkushetked, ja mulle väga meeldis, et sa ütlesid, et su vanemad küsisid tegelikult ka sinu arvamust, et kui sa soovid midagi muud teha, et mõnes olukorras jälle ei antagi nagu võimalust sportlasele valida ja siis on, nagu me teame, tekib selline trots ja siis tehakse kohusetundest kellegi pärast, sellele järgnevad vigastused ja kui see päev siis lõpeb, et nii, nüüd on sportlaste tehtud, siis sellest väljatulek võtab ikka väga palju aega, et see ei ole selline terve elu, mis pärast on, aga kui sulle antakse võimalust ja seda rõõmu, nagu sa meiega just jagasid, et siis see toimib ikkagi nii, et sa elad nagu pärast ja nagu sa ütlesid, su süda kuulubki ujumisele ja sa jäädki selle ala juurde ja sa jagad seda rõõmu ja seda tunnet, et nii lahe, et sa selle kohe välja tõid, et ma olen väga-väga tänulik selle üle, aga kas okei, sul on vanemad, eks suunasid ja aitasid, aga kas see kasvas ka sinus endas, eks see teadmine, et vaata, sa ütlesid, et sul tuli meelde, et mulle tuli endale, et nüüd ma tahan ujuda ja nüüd ma tahan seda teha, sest raskused, nii nagu sa ütlesid, et ma parema meeleks oleks teinud neid mulle seal, aga kuidas need rasked hetked tegelikult siis üle sai elatud, et ja on hea, kui eks ema või isa midagi toetavat ütlevad, aga kas sul endal ka midagi nagu tuli või ikkagist oli see, nagu öeldakse, vanemate poolt suunatud või kasvas see sinus endas ka selline? No ma ütleks, et ennem kui ma ise otsustasin, et nüüd ma tahan ujuda, nagu korralikult treeni teha kõike seda, et ennem seda, eks ikka, kui võistlustel läks hästi, siis oli muidugi, nüüd ma ikkagi teen, aga eks seda võib-olla jätkus nädalaks, ja siis oli jälle niimoodi, et ikka oli vaja tagant utsitada. Et siis rohkem isa tegi seda, et isa oli see, kes, et ei, me lähme treeningule ja oli ka võib-olla vaja mingeid asju seal ära jätta, klassi ekskursioone või mingeid asju, et siis nii oligi, aga kui ma juba ise otsustasin ära, et nüüd ma tahangi ujuda ja teha, siis ma kuidagi sain ise nende raskustega hakkama, et kui tuli tagasilöök, siis oli, eks sa muidugi oled paar päeva kurb ja kui ei läinud võistlustel nii hästi, loogiline, aga jah, kuidagi sel hetkel, kui ma ära otsustasin, siis ma olin valmis nagu, et nüüd kas või läbi seina, et me teeme edasi ja korralikult ja siis ei olnud nagu seda küsimust, et kas ma annan alla. Seda minu jaoks enam nagu ei olnud. Aga ennem see ikkagist oli, eks? Ennem oli jah, see võib-olla ei olnudki niimoodi, et ma tahaks nüüd ujumise üldse ära lõpetada, aga pigem see nagu igapäevane, see, et sa pead ennast kokku võtma, jälle minema, et see oli nagu raske. Selle rutiini tekitamine, eks, et see rutiini tekitamine ikkagist vajabki seda treeneri suunamist ja harjutamist, eks, et tegelikult sõbrad, kool, treening ja sa pead jääma ju ikkagist, lapsepõlv peab nagu heas mõttes ka alles jääma, et kas see tuli ka kodust või et mina, kui omast kogemusest, siis mina seda, nagu öeldakse, kodust ei saanud,
kuigi mu vanemad on teinud ka kõrgel tasemel sporti, aga ma ei mäleta ka, et treener oleks niimoodi nagu suunanud, see kuidagi tuli hiljem. No minu puhul ongi, ma olen Eesti koondise tasemel mänginud, aga sellist nagu tipp-tippu kuskile Euroopasse pole nagu jõudnud, aga see teadmine, just see rutiinitaluvus on tulnud ikkagi treeneritööga ja nähes nagu teiste kogemuste pealt, et noortele ikkagi aidata ja suunata just seda rutiinitaluvust, seda sama, kuidas see meeldivaks teha ja kuidas seda teha, et kuidas sa see oma trennilastele, kas see on sul number 1 või kuidas sa seda edasi annad? Jah, no kõige lihtsam on nende sportlastega, kes on ise otsustanud ära, et nad tahavad seda teha. Siis, siis ei ole see probleem nagu, eks mingid nõrgad hetked ikka tule ja neid on ka vaja toetada. Aga nendega siis, kes teevad seda sporti pigem siis kas, ma ei tea, ema-isa pärast või ma ei tea, treeneri pärast või mida iganes nad siis mõtlevad, nendega ongi raskem, jah, et ma saan rääkida oma nagu kogemustest, et ma tean, et ma olen ise ka seal olnud ja ma tean, mida sa tunned ja rääkida nagu sellest oma üleelamistest, et nagu läbi selle toetada. Aga jah, see on raske, kui see laps ei ole ise ära otsustanud, et ta tahab seda teha, siis ongi väga keeruline. Jah. Kuidas haridus? Mul on hea meel, et sa valisid Ameerika, eks, et sul oli oma suund teada, et sa valisid ka selle, nagu öeldakse, kahese karjääri. Kas see oli teadlik valik, kas see oli ka vanemate poolt või treenerite poolt või sa tegid ise ikkagi selle valiku, et mitte keskenduda ainult ujumisele, vaid ikkagi saada ka see paber? No tegelikult mul isa tahtis üldse, ta küll seda väga otseselt välja ei öelnud, aga eks me kõik loeme oma lähedaste mõtteid enam-vähem, et sa tead, mis seal taga on, et isa oleks tahtnud, et ma oleks siia jäänud Eestisse. Aga ma nägin või ma tundsin, ütleme niimoodi, et mul on vaja uut keskkonda. Et midagi muud, et see, mis siin Eestis nagu oli, et see ammendas ennast ära ja ma võtsin kõik, mis oli vajalik mulle ja ma tundsin, et sellega on nagu kõik, et mul on vaja nagu edasi liikuda. Ja tegelikult ma võtsin isegi vaheaasta ju, kui ma lõpetasin keskkooli ära ja siis ennem ülikooli. Et ma tegin seda ka olümpia pärast ja et saaks keskenduda nagu ühele asjale, aga minu puhul see ei toiminud nii hästi. Et minu jaoks oli palju parem see, kus ma saingi ka õppida kõrvalt, kuigi see oli palju raskem, aga see hoidis ka tasakaalu elus. Selles mõttes, et kui näiteks võistlustel ei läinud midagi nii hästi, siis mul on need õpingud, mis viivad nagu selle mõtted ka mujale, et sa ei jää sinna sellesse ühte asja nagu kinni. Et tasakaal on mõnest väga hea, nagu vähemalt minu puhul, eks inimesed on erinevad. Nii, ja kuidas see, mul on nii hea meel jälle, et sa tõid välja selle, et sa tegelikult ise tundsid, et sul on vaja seda vaheldust, et sul on vaja see samm edasi teha, ehk siit on nagu kuulda, et otsus ikkagi tippsportlasena veel üks samm edasi astuda ja ma kujutan ette, et see oli väga raske, kui treener arvab ühteks, aga sa ise tunned, et teist, aga no elus, nagu sa ütlesid, ongi sellised arenguetapid, et aga miks see ülikool? Kas osutus valituks ka need, mida seal õppida või lihtsalt see oli otsus ainult puhtalt ujumise pärast? No, ütleme tagasi mõeldes või tagantjärele mõeldes, ma oleks pidanud rohkem vaatama ka seda akadeemilist poolt, aga mul tol hetkel ei olnud nagu üldse aimu, mida ma tahan edasi õppida. Et siis ma vaatasin pigem just seda spordi ujumise poolt ja olid see paar erinevat ülikooli, kus ma saatsin ka treenerid, kellega ma suhtlesin. Ja tundus, et seal oli kõige parem klapp, see treener tuli ka mind vaatama ka Euroopasse ühele võistlusele ja kuidagi sobis nagu hästi ja seal oli see
ma ei tea, ma kuidagi sulandusin kohe sinna sisse, nagu, et see läks minust hästi nagu, et ma olen sellega nagu rahul. Mis see Ameerika kogemus andis, sellepärast et see on hoopis teistsugune maa, teistsugune kultuur, teistsugune süsteem, mida ju meil Eestis ei ole. Nad küll üritavad nüüd Audentese näoleks, aga see on keskkooli põhjal, aga olles ka olnud 7 nädalat North Carolina ülikooli juures nagu ja vaadates, kuidas siis see üliõpilassport seal toimub ja millisel professionaalsel tasemel seal kõik toimub, et kuidas sellega, sa ütlesid juba ära, et sa sulandusid väga hästi, aga tegelikult oli see vist ikka päris suur hüpe ja päris suur muutus, et kuidas sellega heas mõttes hakkama said? No mingis mõttes ikka natukene võttis aega, et ikkagi ongi täpselt see, võib-olla ütleme, kõige suurem muutus oli see, et ma olingi nüüd ise. See ajavahe ka ja kõik, et sa ei saa MLS-il helistada igal hetkel, kui tuleb mingi mure, et sa oledki see ise nüüd ja kui tuleb mingi probleem, siis sa lahendadki ise ära ja üleöö suureks on ju kasvad. Ja. Et kindlasti see väga palju enesekindlust andis juurde, et sa saadki ise hakkama üksinda. Ma ütleks, et see teine aasta, kui ma tagasi läksin, et siis oli see tunne, et see on minu koht nagu. Siis on juba see, et on sul omad need sõbrad, oma tiim on, kõik on nagu see tuttav, sa tuledki nagu koju uuesti. Et esimene aasta ikka kindlasti läks nagu sisse elamiseks ja harjumiseks. Aga ma ei tundnud... meil on näiteks paar tüdrukut oli ka, kes tõesti nutsidki seal, et tahtsidki koju ja kuigi nad ise olid usakad ju, et ei olnud väga kaugele minna, isegi elasid seal väga lähedal samas osariigis. Aga ma kuidagi ise, ma ei tea, võib-olla ma olin nii keskendunud ujumisele, et ma tulin siia tegema seda, ma tahan ära teha, õpin korralikult, et siis oli see aeg kuidagi lihtsalt kadus ja läks väga-väga kiirelt. Kas sa ütlesid, et osad tüdrukud seal, nagu öeldakse, koduigatsus ja kõik need muud jutud. Kas teil juba siis oli ka programmis see, nagu öeldakse, mental coach ja mental training ja abi nagu selle ülikooli poolt ka? Meil tegi treener natukene seda, aga see oli väga minimaalselt ja meil ei olnud kedagi eraldi veel selle jaoks siis nagu määratud. Et ma arvan, see on kindlasti koht, kus saaks nagu palju paremini. Et oled sa ise tundnud, et okei, selle Ameerika aja jooksul, aga et oleks vaja olnud noorena sellist inimest? Ma arvan küll, ja ma arvan küll, kes oleks saanud suunata ja natuke õpetada, kuidas ka igasuguste erinevate olukordade, stressiolukordadega toime tulla ja ma arvan küll, see oleks palju aidanud. Ma kohe siin hüppakski, kohe küsikski, et just võttes selle Ameerika kogemuse, et mis sa nendele noortele, kellel siis nagu öeldakse, see Ameerika unistus on, eks, et kõigil seda ei ole, kõigile see ei sobi, aga sest see elustiil ja see olek ja see kultuur on hoopis teine, aga päris mitmetele see sobib, aga mis oleks 1-2 asja, mis sa neile nüüd, nagu öeldakse, nüüd kogenuna läbi seedinud, selle kõik läbi teinud, kaasa annaksid neile? No kindlasti ma soovitaksin minna avatud meelega, et kui sa ootad mingit kindlat asja, siis sa võib-olla pettud selles, sellepärast, et sa ei tea täpselt, mis on tulemas ja neil on ikkagi väga erinev see süsteem kõik ja üldse see kogu see kultuur ja kõik on ju teine, on ju. Et avatud meelt kindlasti hoida ja kindlasti suhelda ka oma koduste inimestega, et ma arvan, see aitab ka eemal hoida seda suurt igatsust, mis muidu võib-olla tuleks. Aga mõtle, mis veel võiks olla. Kindlasti oleks tore, kui saaks minna näiteks vaatama seda kohta ennem, kus sa lähed, aga see kõigile muidugi ei ole võimalik, ma saan sellest aru, aga ma teeks ikkagi palju uurimustööd ennem, kui sa otsustad, kuhu ülikooli sa lähed, sest meil on paari ujujaga oli ka see, et nad valisid mingi ülikooli välja, läksid sinna ja siis see
see, mis seal ees ootas, oli ikka kordades teine, mis see, see ujuja siis ootas, ütleme, või ettekujutus oli. Et jah, ma teeks nagu uurimistööd kindlasti ka treeneri ja tiimi mõttes. Ja tänapäeval saab ju isegi veebituure ja neid asju, et kindlasti neid vaadata, aga mulle ikkagi meeldib, et sa oled mitu korda välja toonud, et sa olid endas juba otsustanud, endas kindel, sa teadsid, mida sa tahad, et tänapäeval nendele natukene vajab see pool just sellist julgustamist ja tagant utsitamist nendel noortel, et mitte, et nagu otsusta nüüd ära, vaid et kas või mingisuguse ajafraami või natukene ette mõelda ja aidata, et see keskendumine ja see nautimine oleks nagu täiega selle eest, et ei oleks sellist kahetsemist või sellist nagu tagantjärgi mõtlemist, et ma ei oleks pidanud seda tegema ja võib-olla ka seda, et need kogemused ei ole võib-olla sellised, millest väga palju õppida, et see Ameerika, eks, sai sinu jaoks läbi ja siis nagu öeldakse, kuidas siis sellest nagu välja tulla ja siis uuesti edasi minna, sest tegelikult sa astusid jälle ühe sammu edaseks, et kas mis see ambitsioon pärast seda Ameerikat veel edasi minna, sest rääkides ka Johannaga, kes praegu on seal Ameerika ülikoolis, ta on juba astunud sammu edasi, ta mõtleb juba, mida ta pärast ülikooli tahab teha, aga mäletad, kuidas mulle meeldib sinu see sihikindlus, mis sa välja tõid, kas sa ise teadsid ka, et nii, ma teen selle ära, siit ma lähen nüüd edasi, et kuidas nagu kuna ma olen võistkonnaala esindaja, siis individuaalsportlasel need asjad käivad, et kas sa teadsid juba siis, mida sa teed edasi või sa lasid ikkagi täiesti nendel treeneritel sinu eest need treeningud ja otsustamised ära teha? Mõtlen nüüd. No ütleme niimoodi, et ma ei mõelnud nagu terve selle ülikooli aja nii, et nüüd tuleb järgmine samm on see ja järgmine samm on see, et nii palju ette, ma arvan, ei ole mõtet planeerida, sest jällegi võivad ju tulla igasugused vigastused või mis iganes on ja. Et kui see aeg tuli kätte, et nüüd see periood hakkab lõppema, siis mina ise tundsin, et see ujumine ei ole minu jaoks nagu ammendanud ennast. Et ma tahan edasi minna ja siis sealt lihtsalt tegin otsuse ja läksin edasi ja eks see kindlasti ka minu puhul ka nagu need otsused ei tule ka nii, nüüd otsustan ära, nüüd on tehtud, eks seal kindlasti on see ajaperiood, kus ma siis ise ka nagu ütleme, võib-olla kahtlen ja mõtlen üle ja mõtlen sedapidi ja teistpidi ja aga lõppkokkuvõttes ikka see otsus tuleb ju teha, on ju. Ja. Alati on sportlasel on alati väga palju jälgijaid ja vaatajaid, kui sul läheb hästi, eks, et Eesti on selline tulemuse rahvas, ta elab sulle väga palju kaasa, aga on erinevaid tagasilööke ja alati sportlastel, mis on loomulik selline, on ka niisuguseid, nagu öeldakse, raskemaid aegu ja need vist kõige raskemad ajad on vist ikkagi need, kui tulevad vigastused, eks, et kuidas vigastused on sind kas aidanud või nagu sind edasi viinud, et mis nende vigastuste juures kõige raskem oli ja mis sind tegelikult aitas nendest võib-olla kiiremini välja tulla? Vigastused on rasked ja no mina võib-olla, kui ma tean, et ma tahan seda ujumist teha ja ma tahan teha seda nagu maksimumiga, siis kõige raskem ongi see, et kui sa oled vigastatud, siis sa ei saa treenida maksimumiga. Ja see, et sa minu jaoks nagu ei ole okei või ma ei suuda seda aktsepteerida, et ma ei saa nagu endast kõike anda. Sest mina näen, et parim tulemus tuleb ikkagi läbi selle, et sa annad endast kõik. Ja siis ongi võib-olla see ootamine, tasapisi minemine, et paraneda sellest vigastusest, et siis jälle uuesti treenima hakata täis mahuga. Et see on nagu väga raske minu jaoks. Mis aitas sind või kes aitas sind, et kas ikkagi treenerid või mingi lugeja? Ma ütleks, see on pigem mulle endas ikka, ma pean ise endaga tööd tegema. Et
ma olen üleüldse niimoodi, et kui ma olen otsustanud ära, et midagi ma tahan teha, siis see on minu peas, et see, mida teine inimene tegelikult väga palju räägib, see ei muuda seda, kuidas mina tunnen. Et siis ongi, ma tean, et ma pean ise endaga tööd tegema. Et see, kui keegi midagi Mis sa ütleb, selle all mõtled, et sa oled mitu korda öelnud endaga tööd teha, mis ongi väga õige, aga mis see sinu jaoks on? No see ongi näiteks, et kui sul on, ütleme, et mul õlavigastus on ju, et ma ei sunni ennast läbi selle vigastuse, ma võtangi rahulikumalt, seda ma pean endale pidevalt meelde tuletama, siis näiteks ka see, et mõtted lähevad ikkagi selles suunas, et ma ei saa praegu teha, järgmised võistlused on tulemas, need negatiivsed mõtted ju, et kindlasti oma mõtetega tuleb tööd teha jällegi, selleks oleks ka tegelikult vaja kas psühholoogi või kes ka tegelikult ju aitaks, on ju. Aga lõppkokkuvõttes sa pead ka ise selle töö ära tegema, et isegi kui see psühholoog sul on, tema saab anda sulle, ütleme, juhtnööre või kuidas endaga tööd teha, aga sa pead ise selle töö ikkagi ära tegema. Absoluutselt nõus, et sa tõid väga hästi jälle välja need samad negatiivsed mõtted, eks, et mõtted tulevad, aga kuidas need mõtted ei tuleks siis nii kaasa ööpäeva ringselt, et sa ei lähe nende mõtetega magama, nad ei lase sul puhata, magada, nad ei lase sul minna taastusravisse ja nad ei lase sul edasi areneda, nad kogu aeg hoiavad sind tagasi, et kas sul on mõni selline nipp või selline harjutus ka, mis sul äkki tuleb kohe meelde, et minul näiteks olid igasugused erinevad teatud aja tagant, paari aasta tagant pidi neid vahetama, sest see mõte harjus, nagu öeldakse, selle harjutusega ära, et siis pidi muutma. Küll oli raadiokanali vahetamine, küll oli mõtete asetamine ja siis nende ärasaatmine, nagu öeldakse, mööda jõge ja igasugused sellised, et kas sinul ka oli mõni selline lihtsam nipp või ikkagist see võttis rohkem aega? Sest olgem ausalt, see väsitab. See võtabki selle vale energia ära, mis sind ei aita. Et mida vähem sa sellega oled, seda parem. Aga kuidas sulle aitas siis, et sa oleksid võimalikult vähe sellest kinni? No minule aitaski kõige rohkem see, et täpselt ongi midagi muud, mida sa teed. Näiteks ütleme, et ülikoolis oligi õppimine, siis ma keskendusingi rohkem õppimisele, et viia mõtted siis sinna. Või on see siis mingi muu tegevus, ükstaspuha, mis see siis on, mingi hobi võib-olla või et siis sa suunadki oma energia pigem lihtsalt sinna ja üritad siis vähem mõelda. Minule see distraction, kuidas öelda eesti keeles, et tegeled millegi muuga selle asemel, et mõelda neid mõtteid ja olla selles, et ma ei saa trenni teha. Ja, et kohe, nii kui need mõtted tulid, siis kohe teed midagi muud. Väga hea, aitäh, et sa seda jagasid. Ja siia juurde ma küsikski kohe, mis on sellised, nii nagu ma ütlesin, et minul puudub nagu kogemus just individuaalse spordi ala sportlasega, eks, et mina olen ikkagi võistkonnaala esindaja nagu ise pikalt olnud, aga mis on need väärtused just selle meeskonna töös, mida sa hindad, sest ja sina teed oma sooritust üksi, aga sul on ikkagi tiimis inimesed, kes aitavad sind kaasa, et mis on need mõni jälle üks või kaks sellist head omadust või väärtust, mis sa sellest meeskonnatööst, mis on nagu sulle väga palju kaasa andnud elus? No vot, sellega on see, et ma küll võistlen üksi, aga tegelikult mina vähemalt tunnen, et selle taga on terve tiim ikkagi. Et samamoodi ka treeningutel ongi tiim ja see minule tegelikult meeldib kõige rohkem, see tiimitöö, et seal on samamoodi need, kellega sa koos siis ujud, kõrvalrajal või need ka ju motiveerivad sind paremini tegema. Et minu arust see on nagu väga suur vahe, kas sa ujud üksinda, teed seda treeningut või siis kahe inimesega, kuigi see on juba isegi parem kui üksinda. Või siis sul on terve suur tiim, kes kõik teevad ühte ja sama asja ja ühel päeval motiveerib sind siis üks sportlane, teisel päeval teine. Nii lahe, mul on nii hea, et sa selle välja tood, sest ma ei oleks elus arvanud, et see võiks nii olla, eks, väga lahe.
väga lahe. ja Aga mis elus see kaasa on tulnud, et sa tõid nii hästi need asjad välja, et sa tegelikult oledki nagu tiimis, aga mis need niisugused erinevad keskkondades need tiimitöö oskused sulle nagu tänapäeva ellu kaasa on tulnud, kuna sul on ikkagi suur pere, eks, ja kõige sellega toime tulla. tiimitöö on ju, suures töös on kindlasti tiimitöö. No kindlasti see aitab ka näha nagu suuremat pilti, et ütleme, kui sa oled see tippsportlane, eriti see individuaalspordialal, siis see ongi niimoodi, et sa keskendud ainult endale, kõik on mina, no sa ei saagi parim olla, kui sa ei ole, mis on sulle parim, sa pead kogu aeg mõtlema mina nagu seisukohast. Aga kui sul on meeskond, see on ikkagi, sa näed ka teisi enda ümber ja see on nagu, ütleme, USA-sse minnes see oli ka üks asi, mis väga avardas minu nagu maailma või üldse nagu nägemist ja et ka sinu ümber on teised. Kuidagi, ma ei tea, võib-olla see on ka see, et sa kasvad nagu suuremaks ja näed seda, aga jah, see tiim on see, et sa toetad ka teisi enda ümber, et sa ei ole ainult sina ise ja nemad samamoodi ka toetavad sind. Et see on nagu vastastikune see suhe. Väga, jah, ma jäin kohe mõttesse nagu ise ka sellesse, et kahju, et me ikkagist nagu noore nendest asjadest aru ei saa kohe, et need ikkagist kasvavad läbi kogemuste nende asjadega, et ikka nendele see aegumatu, see klassika, mis siis vanaemad ja kõik meile räägivad. See on tõsi. Ja just, et kuule ikka, me tean, ma olen selle läbi kogenud, aga meie ikkagist me tahame ikka ise kogeda. Ja see raiumine, et no tark ikkagist õpib teiste vigadest, no kuule. See nagu ei toimi, aga noore või mis noore nagu treenerina, et kuna sa tead nüüd omast käest, eks, kuidas sa mõtlesid noorena, et kuidas sa siis nagu öeldakse, aitad neil selleni jõuda natukene kiiremini oma õpilastes, kui sa oma treeneritööd teed, et või on mingisugused väärtused, mis sa nüüd kindlasti tahaksid või oled oma töös jaganud seda, et kas sa räägiks meile nendest ka? No see on jällegi see, et ma räägin ka läbi oma kogemuste, see nagu see vanaema seal on ju. No ma üritangi võib-olla rohkem lahti seletada, et kui mina nagu ise olin noor sportlane, ütleme siis ikkagi väga palju noorem, siis mitte seal juba keskkooli lõpus on ju, et siis ma arvan, et sellest ka ei räägitud väga palju. Täpselt just kõigest sellest, et vaata, et kui sina ka toetad oma tiimikaaslasi, nemad toetavad ka sind, et seal on väga suur positiivne energia ja kõigil on hea edasi minna. Et seda ma üritan ka oma enda lastega väga palju nagu rääkida just ja nagu lahti seletada. Et ma loodan, et see aitab. Ma arvan, et see aitab. Eks näis. Just. Sa tõidki välja oma perekonnaga, et sa oled pidanud väga mitmes riigis elama ja nagu öeldakse, kohanema. Et kuidas see kohanemine heas mõttes teil välja on tulnud, et alguses sa pidid kohanema üksinda abikaasaga, aga nüüd ikkagist kohaneda oma suure perega, et kuidas see teil on läinud ja kas see toimub ka selline õpetamine juba nendele väikestele ja nii hea oli kuulda, et sa ütlesid, et sa seletad ja selgitad oma lastele, et kuidas see teil... Ma seletan ja selgitan väga-väga palju. Mul ema tavaliselt ütleb ka, et sa seletad ja selgitad ikka 10 korda üle. Aga minu arust lastega ongi see, et mida rohkem sa ikkagi räägid, siis lõpuks midagi jääb külge nagu. Et kindlasti oma lapsi ma õpetan, et seda kohanemist just, et üks asi on see, et kui sa ise näiteks lähed sinna siis USA-sse treenima või kuhu iganes riiki, et sa ise kohaned, aga teine asi on see, kus sina oled see tugipunkt ja pead nagu aitama neil kohaneda. Et see on 2 väga erinevat asja. Et siis see enda kohanemine läheb üldse meelest ära, et küll ma hakkama saan. Ja sul on praegu hea võrrelda, ehk siis mida sinu vanemad tundsid, kui sina läksid, eks, et ütleme nii, et minul on ka olnud seda, et kui minu laps läks välismaale mängima ja õppima, et
ma olen siiamaani väga tänulik, et ta läks alguses Soome, et see oli lähedal, mul oli hea lähedal minna sinna ja siis alles läksin Ameerikasse, et see on ka üks selline asi, et proovida ära, et kui sa ei saa minna ka Audenteseks, kus sa oled nädala 5 päeva oled seal ära ja siis tuled koju, kui sul sellist võimalust ei ole, proovida üldse, kas sulle sobib see ja kas sulle meeldib see. Ja siis proovi natuke kodule lähemal, et vanematel on natukene kergem elu, et no jah, aga vaata, võib-olla kuna ma ise olen selle läbi teinud, siis ma nagu just oma laste puhul nagu sisendaksin seda, et sa saad hakkama ja kui sa ütleme, et kui sul on siis ikkagi see hetk, kus sa mõtled nagu ma ei taha seda teha, sa saad alati koju tulla, et nagu see on alati valik ju. Ma tahan öelda alati, ma tean enda kohal ja miks ma ütlen seda alati sellel raskel hetkel, et sa saad koju tulla, sest tegelikult see lause annab sulle jõudu ütlemast. Ei tule. See tähendab vastupidi, kui see lause tuleb, siis on nagu selline selge, ma võtan sellest kinni, aga see annabki jõudu, et appi, aga see ju tähendab, et ma saan hakkama. Kui mul kodust öeldakse, et ma saan tulla, nad on mu selja taga, see tähendab, et ma saan hakkama. Issand, see oli praegu selline hea tundmine, et tegelikult täpselt see nii on ja see on väga oluline öelda oma lastele ja just lastele toetada, sest lastel on ju, nagu öeldakse, treenerid ja võib-olla 2 treenerit, 3 treenerit ja neid arvamusliidred siis sinu puhul ka veel üldsuseks, kes räägib ja avaldab oma arvamust ja tugitoolisportlased ja kõike teadjad ja kommentaatorid, aga tegelikult on kõige olulisem ikkagist, mis see lähedane inimene ütleb, eks? Ja see perekond, kes on sul taga, täpselt. Et kutsume üles rohkem rääkima ja lihtsalt olemas olla oma, just võtta neid kui lastena, mitte kui treenerina, et sina oled ka tundnud seda, et kuidas on tegelikult treenida nagu omasid. Mina olen seda kogemust, et see on paganama raske, et just leida seda tasakaalu ja seda olemas olemist oma lapse jaoks. Issand, kuhu me nüüd kõik välja jõudsime, mul on nagu jah, vau. Aga sinul me jõudsime nendele arvajateni, et kuidas sina nendega oled hakkama saanud, sest sa oled olnud ikkagist meie au ja uhkus ja see tunnustus on ju alati väga hea, eks. Aga kui tulevad tagasilöögid, kuidas siis Eesti rahvas sind hoidis või hellitas või kuidas sa selle, nagu öeldakse, need raskemad ajad enda jaoks siis kergemaks tegid? Ma ei tea, ma väga ei keskendunud sellele, mis teised nagu arvavad või räägivad või kuidagi niikuinii keegi ei saa panna mind halvemini tundma, kui ma ise juba tunnen. Väga äge. Seal ei ole nagu, muidugi ega kellelegi ei meeldi, kui keegi ütleb selle, et ma ei tea, uppus ära või mis iganes, aga Issam, teil on suhted naljad. No täpselt, et see ei muuda seda tegelikult, mida mina ise tunnen. Et kui ma niigi juba tunnen, ütleme halvasti, et läks seal siis halvasti, siis ma ise juba niikuinii tegelen oma mõtete ja oma asjadega ja kuidas sealt nagu edasi minna ja jällegi mind nagu ei mõjuta nii palju see, mida keegi teine ütleb. Kõige rohkem on ikkagi, ma pean oma enda mõtetega nagu hakkama saama, et see on nagu kõige suurem töö. Just ja ikkagist rääkida nende inimestega, kelle arvamus ja toetus on oluline. Kindlasti ja kindlasti. Aga ma ütlen, ma ei tundnud nagu väga seda, et kui mul läks nüüd halvasti, et mul on vaja nagu, et keegi ütleb, et ei, sa saad ikka hakkama, et ei ole hullu või nagu ma ütlen, mul on nagu see sees endal see, vaata, see oleneb kõige rohkem, kuidas ma ise nagu arvan või tunnen või jah. Ongi suuresti, mis aitabki ikkagi sinna, nagu öeldakse, sinna tippu rühkida ja sinna minna, et seal peab olema ikkagi selline sisemine motivatsioon ikkagist väga-väga suur. Aga sa mainisid, et oma treeneritöödeks, et sa tahaksid seda edasi teha, et
et me natukene küll rääkisime, mida neile nagu edasi öelda, aga kui tegelikult ei oleks praegu seda, et ütleme nii, et võtame mõne aasta pärast, kui lapsed on nii palju suuremad, et midagi ei ole teha, võib-olla trenniajad muutuvad, et trenniajad hakkavad pärast kooli, no mõnele oleneb, mis vanusegruppides ja äkki meil on rohkem bassein, et seda aega on, aga mis on sellised, sest me alustame ju kõik ju tegelikult, ega kõik lapsed ei tule teadmisega, et ma tahan saada ujujaks, ma tahan saada tippsportlaseks ja nagu sa ise tõid välja, et kuidas sa eelmine nädal oma emale ütlesid ja oled nagu tänulik nende eest oma vanematele, et nad sind aitasid ja suunasid, aga kuidas nüüd olles nagu treenerina märgata selliseid noori ja mis nagu tegelikult nagu teha võib-olla natukene teistmoodi või öelda või suunata, et nad leiaksid selle sisemise, selle tugevuse, mis sinul siis sees on, seda ülesse. Või see ikkagi peab tulema niimoodi rahulikult ja ajaga. ega selles mõttes, ega meie ka ju, mul õde ja vend ka ujuvad või ujusid, et ega meie ka ju ei hakanud tegelikult ujuma selle mõttega, et nüüd tippsportlaseks, et tegelikult ema isegi ütles, ema ise ka oli ujuja ja ütles, et ta ei taha, et meist tulevad nagu tippsportlased, et las nad õpivad ujuma ja siis on kõik, sest ongi vaata, kui sa oled ise selle läbi elanud, ka selle raskema poole sellest tippsportlase elust, siis kas seda ikka vaja on, et saab ka ju midagi toredamat teha, võib-olla lihtsalt nii on tore, aga võtame, sul on ikkagi treeninggrupp ja sa ikkagi treenerina on, ma kujutan ette kuna sa ise sportlasena on väga ambitsioonikas, siis ka treeneril on see ambitsioon sees, et sa ikkagi võtad treeninggruppi ja tahad ju ikkagi viia nad ja anda oma kogemusi ikkagi. Kõige tähtsam oleks minu arust see, et nagu sporti peaks juba tegema, ega kõik ei jõuagi ju tippu. Neid, kes tipus on, neid on väga vähe, et enamuses peaks ikkagi sporti tegema minu arvates sellepärast, et elu oleks tasakaalus. Et kui sa teed nüüd seda ainult kooli ja arendad oma mõistust ja siis pärast seda siis käid kuskil sõpradega lihtsalt hängimas, selle asemel on ikka füüsiliselt ka vaja liigutada, et sa oleksid terve inimene. Et ma propageeriksin seda sporti just selle mõttega, et tasakaal on elus ja need, kes sinnast tippu siis jõuavad, ma ei tea, kas seda suurt tahet nagu teha saab üldse kuidagi nagu sisendada kellelegi. Mul on tunne, et see on ka osa nagu, mis iseendal sul kujuneb välja. Et näiteks oled sa siis andekas või töökas või siis ongi see kolmas pool siis sellest, et sul on ka see tuli, mis põleb sinu sees, et ma tahan seda teha. Et see, ma ei ole kindel, et seda saab nagu istutada nagu taimekest kuskile. Või kus ei saa, aga meie asi treeneritel lihtsalt märgata ja võib-olla seda nagu soodustada seda. Üritada ja utsitada nagu tagant, seda kindlasti ja seda üritaks kindlasti teha. Nii, aga Triin, kas sinu 3 lapsest tuleb keegi tippujuja? Sest teie perekond on tippujuja. Tore, kui nad õpivad ujuma. Suurem tütar oskab ujuda, muidugi mitte ütleme niimoodi kõiki stiile, aga ta vee peal saab hakkama. Keskmine poeg on selline, et talle ei meeldi, kui näo peal on vesi ja kõrvadesse, aukudesse läheb vesi. Ja pisike on, vaatame, mis sellest veel tuleb, talle vannis meeldib. Et ma ei tea, ma ise, võib-olla ütleme, kui ma oleks selline lapsevanem, kes ise ei jõudnud nagu kõige selleni, mida ta nagu soovis või lootis läbi spordi nagu saada, et siis tunneks, et seal on tühimik, et järsku nagu mu laps siis hakkab sellega tegelema ja jõuab kuskile, aga ma nagu tundsin, et ma saavutasin kõik, mis ma saavutada tahtsin ja kui nad tahavad midagi muud teha, palun, siis teevad miskit muud. Et ma ei tunne, et kõik peaksid jääma ujumisse, kuigi jällegi kogu pere tegeleb ujumisega, mis see šanss on, et keegi teeb midagi muud, et eks näis. Kuidas siis meie nais- ja tüdrukute ujumisega hetkel läheb,
et oled sa selle, jah, meil on praegu põnevad ajad, eks, vaatame, Eneli ja tüdrukud on tublid, et saavutavad päris noorelt selliseid häid tulemusi, et kuidas Eesti tüdrukute ja naiste ujumisel läheb sinu vaatevinklist? No sellega on nagu üks asi on see, et ma ei ole saanud väga palju jälgida, oma väikeste kõrvalt on see kaasaelamine on väga raske, aga praegu need Euroopa meistrivõistlused käivad ja mul on nii hea meel, et on jälle kellelegi kaasa elada, et see on nagu super minu arust. Aga minu arust on ka alati niimoodi, et kui spordis on üks või kaks või paar tükki, siis neid, kes on, siis seal teevad väga-väga hästi, siis ega kedagi ei huvita, mis seal tagapool toimub. Ja siis kõigile korraga tundub, et nii hästi, ujumisel läheb kõik nii hästi, sellepärast, et on paar seda head, kes siis teevad oma töö ära. Et ütleme niimoodi, et võib-olla ma ei oska nüüd õiget hinnangut anda, kui hästi siis päriselt läheb Eesti ujumisel ja kui palju seal siis seda järelkasvu on ka, mis ka peale tuleb, on ja. Aga meie need paar tippu, kes seal praegu häid sooritusi teevad, need on super praegu, seda on tore vaadata. Kui palju üldse, see ongi selline, et kui palju üldse on ujumisklubisid? Ma tean, et sa ise oled, see on vist Eesti üks suurim see Okra. Orka või? Ei, no meil on ka väga suur on Garant näiteks, Kalev, et seal on paar mitut ikka, kes on nagu päris suured. No, ja kas see on üle Eesti on need... Kas no, meil on pigem... kantsid ka, kus meil, nagu öeldakse, heas mõttes ujujaid tuleb? No eks Tallinn on kindlasti peamine koht, no muidugi on ka Tartus on ka ja eks üksikuid leiab ka mujalt, aga suures enamuses on ikkagi Tallinnas jah see piirkond. Nii, aga Triin siis mis sul on nagu öeldakse see võimalus siis innustada neid tüdrukuid? Et kui äge see ujumine siis on, et sind kuulates ja sinu elu, et see on nagu, see ei ole nagu, mis mulle väga meeldib ja sa ka välja tõid, et sa ei ole millestki ilma jäänud, et kui on vahest tunne, et appid on ainult trennis ja teevad ainult trenni ja ei ole aega sõprade jaoks, ei ole aega õppida, siis sa oled kõik need asjad kuhjaga kõik ära teinud, sul on imetore perekond, lapsed, sa saad hetkel ka võib-olla mõelda ja teha seda, mis sulle nagu meeldib, et aga kuidas nagu innustada neid just nende heade tulemuste taustal praegu, et mis on see veel miskit, miks ikkagi tasuks selle ägeda ala ujumisega tegeleda tüdrukutel? No ujumine või siis ükstapuha mis spordiala, et see annab sulle ikka nii palju, võib-olla sul hetkel tundub, et täpselt, et sa jääd ilma siis, ma ei tea, klassikaaslastest või lihtsalt mingitest ekskursioonidest või mis iganes, aga see sport, kui teha seda, sa leiad nii palju sõpru, sa võid terves maailmas reisida, see annab sulle nii palju enesekindlust, see isiksust kasvatab, see on, ma ei tea, see on nii äge minu arust, et sporti peab juba tegema kasvõigi sellepärast, et olla terve ja sul oleks tasakaalus elu. Sa ei saa nagu teha ainult ühte asja ja minna sinna nii sisse, et sul on ka vaja minu arvates midagi ka kõrvale. Ja sport nagu väga hästi täidab seda kohta selle õppimise kõrval. Just ja praegu see maailm on ju nii avatud ja neid sõpru ja tutvusi ja võib-olla ka sõpru kogu eluks nagu üle maailma, see on nagu ja praegusel ajal me ei saa neile külla minna, aga me saame nendega rääkida, eks läbi veebi, aga see on minu jaoks ka väga oluline, et ükskõik mis maailma nurka või mis riiki sa võid kellegile kirjutada, helistada ja jagada kogemusi ja küsida ka arvamust, et see on nagu minu jaoks niisugune hindamatu, et kas on ta siis korvpallialane, on ta spordialane, aga ikka on mõnest riigist nagu rohkem küsida, et Sloveenia on ju väga hea ka korvpalliriik, eks üldse pallimängud on seal väga-väga tugevad ja ujumine, et niimoodi nagu need inimesi ja neid tutvusi saades minu jaoks on see veel suurema väärtusega ja jagada neid kogemusi ja et
kuigi vahel tundub, et eestlased on siuksed natukene kinnised, nad väga ei taha jagada oma neid kogemusi, aga suheldes just nagu nende teistega, siis see avatus ja just see kogemuste vahetamine, see on niisugune minu jaoks väga-väga oluline ja see ongi, kus nagu mitte sa ei kasva treenerina, aga sa kasvad nagu inimesena ka just need, et see on nagu kõige-kõige lahedam selle spordi juures ja nii nagu me sinuga palju rääkisime, et sa pead jääma nagu ise heas mõttes terveks selle kõige juures, sest kui sa lõpetad selle tippspordi või ka selle treeneri või ameti või kui sa valid midagi muud, et sa oled rõõmsalt selle ala juures ikkagist edasi ja panustad ja aitad seda ja sul on nagu need connection'id igalt poolt ja see on nagu see tegelikult, selleni me jõuame hiljem, on ju, et need väärtused on nii suured asjad, et eriti sinu puhul, aga millal siis, kas tuleb ka mõni uus riik, kuhu te kavatsete nüüd minna treenima või kui kauaks te nüüd Eestisse jääte, et kas see on ka või teil ikkagist on mingi ajaperiood, kus te siis otsustate, et nüüd peaks edasi liikuma? Ja no see väga palju oleneb ka abikaasa tööst, et tal on praegu see leping oli 3,5 aasta peale, või oli 3 aasta peale, mäletan nüüd täpselt, et siis on see otsustamiskoht, et kas jääda edasi, et noh, kõige rohkem on minu südamesoov on, et tema oleks ka õnnelik siin, on ju. Et siis on täiesti võimalik, et me jäämegi siia, sest kindlasti lastel tulevad ju koolid ju peale, et siis ei ole nagu võimalik niimoodi, et kogu aeg ühes kohas teise lennata ja elada vahepeal siin ja vahepeal seal, et lasteaiaga seda lihtsam teha. No teil ongi see aeg käes vist, kui on juba 6 ja 7 hakkama haridust, kuigi mõnes teises riigis, eks saavad need lapsed varem kooli minna, et Eesti haridussüsteem. Ja, Sloveenias ongi 6-aastaselt minnakse kooli. Aga on mingisuguseid põnevusi siis ka või sinu südamesoov on jääda Eestisse, aga te peate ikkagist koos otsustama, kas on mingisuguseid põnevaid väljavaateid ka? Praegu on ju maailm küll natuke lukus, aga heas mõttes avatud, et sa saad tööd teha igal pool. No kui me läheksime kuskile mujale, siis see oleks kindlasti kusagile, kus on inglise keel, et me räägime ju ka igapäevaselt kodus 3 keeles ja lapsed on nagu sellega ikkagi puutuvad kokku, et ei ole mõtet minna kuskile veel 4. keelt juurde otsima, et see läheb nagu nii keeruliseks. Et jah. Kas see keele, kas see hakkas kohe väiksest peale, jah? Sina rääkisid eesti keeles lastega, mees rääkis sloveenia keeles ja me räägime omavahel, räägime siis inglise keeles. Nii et aga sina sloveenia keelt räägid? No mina räägin ja saan aru nagu tavakeelest. Et paljuski on näiteks ka, kui me oleme Sloveenias, et siis sloveenlased räägivad minuga sloveenia keeles ja kui ma ei oska, siis ma räägin näiteks inglise keeles vastu näiteks. Et jah. Ja nii, et lastel päris väikestel on ikkagist kohe sünnist saati 3 keelt, jah? No jah. Ja kuidas nad sellega, kuidas siis, kui see niimoodi, sul on kogemuseks, et see 3, et kuidas siis lapsed selle vastu on võtnud? Ma vabandan, võib-olla on kõikidel selliseid kogemusi, minul lihtsalt ei ole, et see on nii põnev teada, et kuidas lapsed nendega kohanevad. See on, oleneb, eks kindlasti on nagu raskemaid hetki, et võib-olla minu enda jaoks algselt oli raske see, et kuna abikaasa eesti keeles ei rääkinud, ei saanud üldse aru, siis ma olin pidevalt tõlk. Ka näiteks, kuna ütleme siis see vanem tütar on ju, et ta rääkis algselt ikkagi eesti keel, nagu neil on siiamaani eesti keel on emakeel on ju, et mina olen kõige rohkem nendega ju kodus olnud ja suhelnud on ju. Et siis tal oli algselt näiteks trots oli, et ta ei tahtnud sloveenia keeles rääkida. Ja siis oli niimoodi, et mina olen siis isa ja lapse vahel tõlk on ju. Et siis on nagu hästi palju seda tõlkimist on kogu aeg, et kuna me räägime ka inglise keeles ja lapsed tahavad teada, mida me siis räägime, et algselt nad ei osanud ju seda nii palju, et siis on vaja kogu aeg tõlkida. Et see mitmekordselt üle rääkida, et see oli nagu väga väsitav. Aga nüüd on see juba lihtsalt nagu
harjumus pluss veel, et lapsed ise nagu saavad aru, mida me räägime, et siis seda tõlkimist on palju vähemaks jäänud. Ja vanaemad ju ka aitavad, eks Sloveenia vanaemad ju, nemad ju räägivad ainult sloveenia keeles, aga lapsed omavahel räägivad, kasutavad ka seda erinevaid keeli või räägivad? No üldiselt enamuses nad räägivad eesti keeles, aga ütleme, et tütar, see vanem tütar siis eristab paremini nagu seda, et sloveenia keel, eesti keel või inglise keel. Keskmine poiss on niimoodi, et ta mõnikord teeb lause 3 keeles, kui see võimalik on. Et paneb selle ühe sõna ühes keeles, teise sõna teises keeles ja kolmanda sõna kolmandas keeles. Miks ma seda küsin? Ma tahangi jõuda selleni, et tegelikult see on jälle üks abivahend oma laste kohandamisel, et mida varem ta sellega harjub ja tegeleb, siis on tal hea minna ka sinna nagu öeldakse, kui ta läheb õppima kuskile mujale või teise lasteaeda või teiega koos teise ühiskonda, siis ta juba teab, selge. Ja lapsed on ju tegelikult õpetavad vahest meid ka, eks, ja paremini. Ja nemad saavad palju paremini hakkama kui meie, eks. Et meie siin, ma kujutan ette, sul oli ka väike hirm minna Sloveeniasse, hakata nüüd rääkima seal, eks, aga lastel seda hirmu ei ole, eks, et nendel tuleb nagu kohe hooga. Et väga-väga lahe. Mul on nii hea meel sinuga rääkida nendest kõikidest asjadest, aga lõpetuseks ma siis ikkagi küsiks, et sinu kogemuste pealt, et mis on ikka selles spordimaailmas, mis sulle on nagu kõige rohkem meeldinud? Ükskõik, mis selle nagu spordimaailmas see nagu kõige suurem, see mitte sära, vaid selline nagu jess, ma olin sportlane ja et see on nagu nii äge, et sellepärast on seda äge teha. No ma ei tea, võib-olla ütlekski see community, vaata, kuidas sa ütled, see kommuun või ma ei tea, kus see eesti keeles sõna on, et sa oled nagu osa sellest, need on kõik ujujad või siis ujumistreenerid, sa tunned, need on oma inimesed. Ja kõik need sõbrad, see ujumissõbrad igal pool maailmas, see täpselt, need on minu inimesed. Ja see tunne, nagu see on minust kõige parem, mis ma spordist sain, nagu sinu inimesed igal pool olemas. Just, et see kogukond ja mina nagu tunnen, et kuna see kogukond on nii palju mulle andnud, siis on nagu meie kohus nüüd tahaks nagu sellele tagasi anda. Selle teadmise tõi see minuni läbi korvpallitreener Howard Fryer, kes tuli Ameerikas selle teadmisega ja rääkis seda, et aga see on ju tegelikult see jumala õige, et kui see kogukond on see on hea kogukond olnud, sealt kasvanud, sealt nii palju sellest saanud, siis nii hea on tagasi anda, Aga mis selles spordimaailmas sinu arvates võiks vähem olla? Kas ta siis on Eesti sport, kas ta on üleüldse sport, aga mis on see, mis sinu arvates võiks vähem olla? No vähem võiks olla kindlasti seda võrdlemist või siis konkureerimist enda vahel või kas võigi spordialade vahel. Et kindlasti oleks minust parem, et kõik toetavad üksteist, aga see on jällegi võib-olla see tiimitunnetus, et ei ole niimoodi, et ma loodan, et sul läheb halvasti ja siis, et ma olen siis läbi selle olen ise nagu parem. Et tegelikult on see kaasaelamine ja see, et teisel läheb ka hästi, et see on täpselt see positiivne energia ju. Et seda kadedust või võrdlemist või et me teeme kõik ju tööd ühe sama asja nimel. Et nagu Nii äge, appi, täna on mingisugune déjà vu saade, aga mulle endale nagu kõige suurem soov treenerina, nii koondise või üldse treenerina on olnud see teadmine, et enne mängu ma lähen räägin, ma küsin, kuidas neil läheb, kuidas on, kui on kas vigastud, kuidas nad sellest välja on tulnud ja minu suur soov on, et ka pärast mängu saaksid treenerid. Jah, on emotsioonid, mis iganes on, aga nii mängijad kui treenerid saaksid ka pärast seda kohtumist, mitte kohe, aga saaksid ka nagu heas mõttes jagada seda, kas siis tunnustada, innustada või rääkida, et
ma tean, et mõni mõtleb, et see on ju absoluutselt võimatu, aga kuna sa tõid selle välja ja mina arvan samamoodi, et ja konkurents on konkurents, aga see on nagu, see võib-olla on nagu viimasel ajal tulnud väga palju välja selle ühiskonna muutusega ka, et seesama positiivne energia, üksteise toetamine on see, mis tegelikult viib meid kõiki edasi, et selline võib-olla siis, kui paha öelda meie ajal, aga aastaid tagasi oli küll selline, et sa oled konkurent, ma ei tohi sinuga rääkida, sa ei tohi seda teha, sa ei tohi seda, et ega keegi sulle seda otseselt ei öelda, aga sa said läbi mingisuguste vihjete ja mingisuguste asjade nagu teada, et mul on nii hea meel, et see on nagu muutumas, sest minus on kogu aeg see kasvanud. Ja mängu ajal me oleme vastased, aga sa kunagi nagu ikkagist ka mängu ajal ju ma ei tea, ei tee midagi meelega või seda, et sa lähed oma emotsioonide nendega kaasa ja ükskõik, kuidas see siis tuleb, aga pärast ikkagi seda jagamist ja küsimist ja tunnustamist ja rääkimist ja eriti kaotuste puhul. Et ma olen viimase ajal siin väga palju mõeldud, et äkki sa jagad, Triin, minuga, ütle miks või kas sa jagad seda arvamust, et kui sul läheb hästi, ükskõik mis alal, eks, et sa saad, kas võidad või saad mingi hea tulemuse, siis neid tunnustajaid, helistajad, sõnumite saatjad on tulvil, sa ei jõua kõigile vastata ja kõik elavad sulle kaasa, aga kui siis on see vastupidi, sa kas ebaõnnestud, sul ei tulnud välja, mis iganes X-faktorid ja tegelikult siis sa oled üksi. Ja sul on oma inimesed, need inimesed, kes sind toetavad, aga ma olen ka aru saanud, et on inimesed, kes siis nagu ei julge nagu midagi öelda. Aga tegelikult ma julgustaks väga inimesi, et tegelikult meil ongi siis neid, nagu öeldakse, julgustavaid sõnumeid ja neid toetusi. Isegi, ega sa ei pea kirjutama midagi, aga see, et sa kas või saadad, kas või selle kõige klišee, ma oled tubli või mis iganes, aga tegelikult see on nagu väga-väga oluline. Kas sa jagad seda arvamust? Jagan. On. Ma arvan, see ongi võib-olla, ma ei tea, kas see eestlaste teema on ainult, ma arvan, see on mujal ka, aga ongi see, ma arvan, tunnetus, et mida ma talle ütlen. Et ta läks nagu halvasti, mida ma ütlen talle, et ma jätan parem rahule, et tead, on ja. Aga siis ongi tegelikult, et sportlasel tekibki see tunne, et siis kui võidan, siis on kõik nagu fännid ja kõik on tore ja kui halvasti läheb, siis ongi nagu, sa oledki üksi, nagu, et tegelikult ma ka nagu soovitaks inimestele, et öelge ka siis nendel hetkedel midagi, et see sportlane tegelikult ei tunneks ennast üksikuna, kui on raskel hetkel. Ja me oleme nõus, sest sa tõid ilusti välja, et on inimesi ja on sportlasid, kes tahavad olla üksi ja tahavadki olla eemaldatud, aga see sõnumi saatmine või ega sa ei pea helistama ega tema juurde minema, e-maili või selline teada andmine, et ta võtab siis sinuga ise ühendust või siis sa saad nagu aru, et kas ta vajab su tunnustust või see aitas teda või mitte, et tegelikult see on ka üks koht, kus võiks tegelikult märgata ja... On, et isegi kui ma ise ka nagu, et ma tunnen, et see mind ei muuda minu nagu tundeid, mida see inimene ütleb, aga ikka on hea kuulda või kas või seda sõnumit lugeda, et keegi elas kaasa või et täpselt, et sa ei ole üksi nagu selles, et sinu tegemine aga mõjutab teisi või ikka on hea. Jah, ma väga tänan sind ja ma väga ootan, et sa tegelikult saaksid pühenduda siis oma sellele, nii nagu vähemalt mulle peegeldas tagasi sellele treeneri tööle, et sa saaksid kõiki oma neid häid positiivseid emotsioone mitte ainult jagada oma 3 ägeda lapsega, vaid et sa saaksid ka trennilastega jagada, sest nagu ma ütlesin saate alguses, et sinu see positiivsus ja rõõmsameelne olek ja alati igas olukorras naeratamine ja selline väljanäitamine, see annab nagu nii palju sellist julgustust ja head emotsiooni, et
no matter what, aga me lähme edasi, et ma tean ise, mida ma tahan teha ja see väga palju innustab ja motiveerib, nii et ma väga loodan, et sa saad sellega varsti tegeleda, sest see on, nagu me tõime ka välja, et seda Eesti ujumisele on vaja rohkem neid, et praegu sel nädalal on äge, aga me tahaksime rohkem nendest kuulda ja nendest teada. Ja nii et suur aitäh sulle ja jääme siis ootama, kas siis sinu õpilased või sinu lastest siis tuleb järgmisi ägedaid. No, need ei saagi öelda, kas Eesti või Sloveenia ujujaid, aga meid spordis ühendab Sloveeniaga nii palju, et vahet ei ole, peaasi, et tulevad ägedaid, terveid noori inimesi, kellel on elu on tasakaalus ja üks osa sellest on sport ja õppimine. Okei, aitäh sulle, kõike head. Aitäh kutsumast.